Nii, tere päevast kõigile. Raido, kas sina oled muidu valmis? Jaa, põhimõtteliselt küll, et tere ka minu poolt. Okei, väga hästi. Ma siis räägin paar sõna siin sissejuhatuseks. Tänane koolituse läbiviija on Tallinna Tehnikaülikoolis doktorikraadi kaitsnud Raido Puust, kelle tänased töökohustused on siis ennekõike seotud ehitusinfo modelleerimise valdkonna õpetamise ja arendamisega nii Eestis kui ka välismaal. Ta on ka mitmete e-õppekursuste autor, mis käsitlevad siis BIM-i mõiste ja praktilisi töövõtteid nii hoonete, infrastruktuuri, veemajanduse kui ka ehitiste haldamise kontekstis. Raido omab väga head ülevaadet erinevatest modelleerimise töövõtetest, mis on omakorda andnud suurepärase lähtepunkti, kuidas erinevate platvormide vahel infovahetust teostada. Ja jah, tänase koolituse siis teemaks on ehitusinfo modelleerimise eelised ehituse elukaares. Et ma arvan, et ma võin siin sõna edasi anda. Aitäh selle sissejuhatuse eest, et ma püüan ka enda ekraani jagada. Ja hetke pärast vaatame, et saame ka slaidid ette. Nii, kuidas praegune pilt on, et kas on slaide näha? Jah. Väga hea. Et tere pealetunnet veel kord. Mina olen Raido Puust ja püüan sisustada teie järgnevat ühte tundi. Ja seda esitlust ka lindistatakse, nii et teil on võimalik seda ka hiljem järele vaadata. Võib-olla nii palju korralduslikust poolest, et kuna mul on slaidid üle ekraani, et siis lepime kokku, et küsimused jätame esitluse lõppu, aga ennekõike siis, kui te soovite mikrofoni avada ja mikrofoni teel küsida. Aga muidugi selle aja jooksul te võite neid küsimusi tippida ka kommentaaridesse, et võtame siis selle pildi ka pärast slaidi esitluse lõppu ette, et nii on lihtsalt hetkel mugavam. Ja mis siin ikka, et nii nagu sissejuhatavalt on minu kirjelduseks öeldud, et tõepoolest ma peamiselt töötan täna Tallinna Tehnikaülikoolis, aga ka erasektoris ja seda siis ehitusinfo modelleerimise baasil või ütleme siis selle taustal, et see on see põhiteema. Ja tegelikult olen ka suur siis e-õppekursuste koostaja olnud aja jooksul. Minu kaugemale ulatuv taust on tegelikult seotud ka tehnosüsteemide või võrkudega, täpsemalt siis küll VK-süsteemid. Ja see on võib-olla ka hea kokkupootepunkt, et kuidas ma olen näiteks sinna BIM-i poole või ehitusinfomudelit integreerinud nendesse kursustesse siis. Et see loeng täna saab olema ühelt poolt BIM-i põhimõistet selgitab, sest tihtipeale kui BIM-ist kuuldakse või seda akronüümi kuuldakse, et me kohe räägime sellest lähemalt ka, et kui võib-olla see on võõras või ei ole kuulnud. Et kui sellest BIM-ist räägitakse, et siis väga tihti tahetakse kohe liikuda tarkvara juurde. Aga tegelikult enne, kui me seda teha saame, me peaksime nagu aru saama, et mis need BIM-i üldised põhimõtted on ja mida ta võimaldab ja mis ta endaga kaasa toob. Et mis on need eeldused ja tegelikult ka tellija poolt vaadatuna me peame aru saama, et mis mahus me soovime seda näiteks enda projektides rakendada. Nii et selle tunni jooksul me räägime nii terminoloogiast kui ka BIM-i eeldatavast kasust erinevatele osalistele. Vaatame ka rakendamisega seotud aspekte ja ka sellist rakendamise plaani. Ja päris lõpus ma püüan need asjad kokku siduda ka kas siis lähituleviku trendidega või järgnevate sammudega, et sest see üks tund on tegelikult vaid ju põgus sissejuhatus. Hästi, läheme terminoloogia juurde ja see lühend BIM on siis ingliskeelsetest sõnadest Building Information Modeling ja tegelikult eesti keeles
me kasutame siis ennekõike pikalt välja kirjutatud mõistet ehitusinfo modelleerimine ja ta eestikeelsena annab ka parema nagu sisu asjale. Muidugi inglise keeles ka. Et oluline on mitte kinni jääda sellesse akronüümi või millessegi, mida keegi on teile öelnud, vaid tungida sõna otseses mõttes asja sisusse ja see BIM räägib informatsiooni modelleerimisest. Nüüd teiselt poolt, kui me näeme, et selle mõiste sees on building, siis väga tihti kiputakse eesti keelde tõlkima mõistet building kui hoone. Tegelikult see nii ei ole, vaid me mõtleme ikkagi selle all ehitust ja ehitamist ja seetõttu me räägime BIM-ist mis tahes tegelikult ehituse valdkonnast. Jah, ajalooliselt on olnud siin kasutusel erinevaid selliseid kõrvalakronüüme, näiteks InfraBIM või VDC, Virtual Design and Construction, kuid tegelikkuses piisab meile ühest akronüümist, kui me siis kasutame seda valdkonna põhiselt või ka valdkonna üleselt, kui me räägime näiteks mudelite kokkutõstmisest või erinevate valdkonnaga seotud informatsiooni kokkutõstmisest. See informatsioon on seetõttu üks olulisemaid asju selle ehitusinfo modelleerimise juures ja tuleb siis tähele panna, et see informatsioon võib olla nii geomeetriline kui ka tekstiline. Et see tekstiline osa on just see, mis saab olulisemaks siis, kui näiteks geomeetria kogu olulist infot edasi ei suuda anda või ka näiteks hilisemas projekti staadiumis, kui me räägime juba vara haldamisest, et mida selle komponendi või varaga, mida see geomeetria parasjagu esitab, tuleb teha. Ja siis on see kolmas täht M, millel on ka tegelikult mitu tähendust, et tihti me räägime kui modeling või modelleerimine, aga isegi üldisem on management, mis on laiem mõiste, mis võib-olla ei tähenda ainult modelleerimise konteksti, et me justkui projekteerime, vaid just nimelt info haldamine erinevates projekti staadiumites. Ja siia on toodud ka siis mudel, et me võime ju teatud kontekstis rääkida ka ehitusinfo mudelist. Aga üldjuhul jah, kui me BIM-ist räägime, siis me võiksime võib-olla isegi jääda selle management märksõna juurde, et ta on üldisem ja kõike haaravam. Kui ütleme BIM-ist räägitakse, siis tihti mõeldakse, et BIM on lihtsalt 3D. See ei ole nii. Et BIM on protsess ja see protsessina või ütleme modelleerimise või haldamise protsess võib kaasata nii 2D kui 3D infot. Küll aga BIM seab nagu selles mõttes siis eeldused, et kuidas seda informatsiooni on võimalik paremini esitada, kuidas see on omavahel seotud, kuidas seda on võimalik intelligentsemalt kasutada. Nii et automaatselt ei tohiks jääda muljet, et kui ma olen mingil hetkel võib-olla töötanud joonistega, projekteerinud 2Ds midagi, et kui ma hakkan tegema 3Ds, et siis ma automaatselt teen BIM-i. Ei, nii see ei ole, vaid taandub see ikkagi väga paljudele põhiprintsiipidele, mida BIM veel eeldab, sealhulgas ka informatsiooni taaskasutusele. Et teatavasti 2D joonist kui sellist, et sealt on väga raske mingi teise infosüsteemiga näiteks mingit infot välja lugeda. Aga mudelitest, juhul kui sellel informatsioonil on näiteks ka unikaalsed ID-d, on võimalik seda näiteks üle kanda varahaldus tarkvaradesse, platvormidele. Ja teine oluline asi, mis BIM-i juures tasub mainimist, on, et see haarab kogu ehitise elukaart. Kui meil tekib mõte, me hakkame midagi planeerima, siis me saame juba hakata rääkima informatsiooni modelleerimisest. Ja seda kuni selle hetkeni välja, kuni siis näiteks seda vara või ka siis ehitist, ehitis kaasab nii hooned kui rajatisi, ehitist näiteks lammutatakse või rekonstrueeritakse. Siia on toodud ka teine, oluline kastikene, et BIM ei ole tarkvara või ta ei võrdu jällegi lihtsalt tarkvaraga. BIM-ist rääkides me kasutame võib-olla BIM-ile suunatud või BIM-i põhimõtteid rakendavaid tarkvarasid, kuid ei tohiks jääda jällegi kinni või selle mõiste juurde, et ma lähen näiteks homme koodi,
ostan ühe nii-öelda BIM-i tarkvara, käin ühel päevasel koolitusel ja ülehomme juba kõik töötab, kõik on uut moodi. Et nii lihtne see üldjuhul ei ole. Aga küll jah, me paratamatult näeme, nii et me võime nagu piltlikult öeldes silma kinni pigistada, et me paratamatult näeme, et reklaamitakse kas või koolitusi, et BIM tarkvara X, BIM tarkvara Y, koolitus 1, koolitus 2, 1, 2, 3 päevane, et lasta siis nii olla, aga midagi hullu sellest ei ole, aga ei tohiks nagu jääda muljet jah, et BIM on lihtsalt 3D või BIM on lihtsalt tarkvara. Nüüd, kui me räägime BIM-ist ehitise elukaares, siis BIM on üsna hästi Eestis rakendatud projekteerimise ja ehitamise staadiumis. Sõltub muidugi töövõtjast, projekteerijast, ka ehitajast, kes ja kui suures mahus seda ehitusinfo mudelit on kasutanud ja kui detailne see mudel on. Et me ei ole täna veel jõudnud mudelitega sellisesse detailsuse astmesse, et asendaks jooniseid. Küll aga me oleme sinnapoole liikumas, et ka üks BIM-i põhimõtteid on tegelikult see, et joonis lähtub mudelist. Ja seda joonist siis või vaadet täpsustatakse juhul, kui näiteks 3D-s seda välja ei ole mõistlik modelleerida, kas või siis, kui see komponent või element on võib-olla liiga pisike. Nüüd teiselt poolt, see teine pool, kus tegelikult ehitise ja varade kontekstis me viibime palju rohkem selle projekti elukaarest, jah? Et teostusmudel ja korrashoiumudel, ehk siis kui midagi projekteeritakse, ehitatakse, on see siis 1, 2, 5 aastat, 10 aastat, siis kasutuses on see ehitis või vara ju palju rohkem aastaid. Ja seetõttu see ehitusinfo ülekandmine, ütleme siis teostusmudelist korrashoiuplatvormile, et seal ta võiks anda meile veel kõige suuremat tulu, kui me integreerime seda näiteks tellija või omaniku vaates siis olemasolevate süsteemidega, et infot sealt üle kanda ja kasutada neid mudeleid ka igapäevaotsuste vastuvõtmisel. Et see informatsiooni hulk, mida kirjeldab ka selline looklev joon vasakult paremale, tegelikult on siis ajas kasvav. Ja mismoodi ja mis mahus on ta ajas kasvav, seda me võime kirjeldada ka jällegi lahterdades seda ehitusinfot kahte suurde gruppi, kahte põhilisse gruppi, on geomeetriline ja on mittegeomeetriline. Ja kui seda alumist pilti siin vaadata, siis geomeetrilise informatsiooni osakaal projekti staadiumite edenedes väheneb. Mitte, et me kustutame geomeetrit ära, vaid mittegeomeetrilist ehk siis tekstilist ja atribuuti infot tekib juurde, mis on oluline näiteks vara haldamise staadiumis, korrashoiu staadiumis. Nüüd ma toon siia ka ingliskeelsed mõisted, sest kui soovida näiteks kas või iseseisvalt lisa otsida, siis geomeetrilist informatsiooni taset ja detailsust kirjeldab lühend LOG või LOD, siin siis keskmises veerus, kus on level of geometric detail, geomeetriline detailsus. Ja teiselt poolt on siis parameetrite tase, mis siis on levels of information, LOI. Veel kord, need siis räägivad erinevatest asjadest, üks on geomeetria, teine on tekstiline ja kohe ka püüame kirjeldada, et mida üks või teine siis tähendab. No ma usun, et geomeetria tähenduses, mida tähendab selle detailsus, lihtsalt kui me alustame mingi mõtte või kavandi elluviimisega, siis meil on eskiis, eelprojekt, põhiprojekt, me detailiseerime. Siin on toodud üks lihtne näide vundamendist, aga selleks võib olla mis tahes keerukam komponent, kui ühelt poolt võib-olla algprojekti staadiumis me kirjeldame seda üldise mahuna, siis ühel hetkel nagu tuleb selle täpne ristlõige, kuni näiteks selle vundamendi tähenduses ka armeering modelleeritakse välja. Et selles mõttes seda kõik on täna võimalik teha. Nüüd, kui me vaatame aga detailsust siis mittegeomeetrilise osa tähenduses, mis on siis tekstiline info,
siis siin on toodud mul näited Transpordiameti hankedokumentatsioonist. Ta on üsna hiljuti kasutusele võtnud need nõuded, mis on natukese võib-olla ka segadust tekitanud, et võib-olla ei osata neid nõudeid alati täita või mida täpselt on mõeldud mingi atribuudi kirjeldamisega. Aga te näete, et tekstiline informatsiooni detailsus või tekstilise informatsiooni detailsus on sisuliselt samamoodi ära jagatud projekti staadiumitega. Et on ES, on eskiis, on eelprojekt, on põhiprojekt. Ja siis te näete, et millal mingit informatsiooni või tekstilist infot on vaja. No me võime sellega kokku võtta sellisena, et just nimelt kui me näiteks tellija või omanikuna defineerime nimekirja olulistest omadustest, siis need omadused ütleme siis muutuvad kättesaadavaks sel hetkel, kui see on meile teada. Kõige lihtsam näide on näiteks tootega seotud omadused. Enne kui me ei ole täpset toodet valinud, paigaldanud, siis seda infot meil ei ole. Aga siin ta siis on jagatud ära selle projekti staadiumite järgi, mida on võib-olla siis lihtsam mõista. Ja toodud on siin kaevude kohta olev info, mis on see suurem tabel, ja siis ma panin siia näiteks gaasitorustiku kohta informatsioon, et näiteks torude kohta siin mõni komponent on huvitavalt küll neil kirjeldatud, aga näiteks läbimõõt, omanik, erinevate torusüsteemide juures tegelikult on see parameetrite või omaduste ulatus neil ka erinev. Nüüd, kui me rääkisime 2D ja 3D olemusest, et on 3D mudel, siis tegelikult BIM-i juures räägitakse nendest dimensioonidest ka palju kaugemale. Et räägitakse ka 4D-st, mis tähendab seda, et me võtame selle tervikliku 3D mudeli, paneme sinna juurde aja, näiteks millal mingit komponenti ehitise osa välja ehitatakse ja saame simuleerida ehitusprotsessi ja seeläbi näiteks leida võimalikke puudujääke probleeme. See on üldjuhul ehitaja töövahend. Aga see eeldab, et need mudelid oleksid meil üles ehitatud piisavalt täpselt, detailselt. Ja muidugi on siis ka veel 5D ja 6D. 5D juures me lisame lisaomadusena maksumuse, ehk siis me tahame vaadata, kuidas me vajame näiteks finantse selle ehitusperioodi jooksul. Selleks maksumuse asemel võib olla ka mingi muu parameeter, et mitte niimoodi aru saada, et ma lisan ühe parameetri ja siis dimensioon läheb +1, et 6D ja 7D. Ei, tegelikult 5D on ka siis, kui me selle maksumuse asemel näiteks hoopis tahame simuleerida või visualiseerida mingit muud parameetrit. On see siis näiteks CO2 jalajälg, mis mingi komponent või ehitusprotsessi osa näiteks kaasa toob. Ja 6D juures lihtsalt lisanduvad siis korrashoiuga seotud omadused. Te võite guugeldades leida, et räägitakse ka 7D, 8D ja 9D, aga minu arvates need on veidi natukese üle pingutatud, aga mõne jaoks võib-olla olulised. Ja kui me siis vaatame lihtsa näitena, et meil on nii geomeetriat kui ka meil on siis tekstilist infot, see tekstiline info tuleb välja siis, kui ma sellel mudelil mingil komponendil, esiteks ma saan selle mudeli võib-olla tellija või näiteks tellija vaates, omaniku vaates mingis vaaturtarkvaras, siis ma saan klikkida seal nendel komponentidel ja tuleb mingisugused tabelid erinevate omaduste grupiga, mis on siis nõuetena välja kirjutatud, et see informatsioon peab olemas olema. Sellel 3D esitusel on ka teine oluline nüanss või mõõde, et meil on lihtsam kirjeldada seda, mida me soovime ellu viia. 2D joonist loeb tehniline personal, aga üha rohkem me ju täna kogeme seda, et projekti kavandi, ütleme siis, diskussioonidel osalevad väga erineva taustaga inimesed, kellel on õigus sõna sekka öelda ja kes soovivad aru saada, mida parasjagu soovitakse teha, ellu viia.
mistõttu 3D mudeli tähenduses on meil palju efektiivsemad koosolekud, sest meil kulub lihtsalt aega vähem selgitamisele, mida mingisugune joonis tähendab, kui vaadata siin tabelis või graafikul alumist joont. Ja meil on rohkem aega koosolekute jooksul või vältel, et arutada tõesti selle lahenduse enda üle, et kas see on parim. Et kui me vaatame siin esimest otsa, kus on tekstidokumendid või ka 2D joonised, siis siin me selgitame kõigepealt ja see võtab omajagu aega. Loota seda, et keegi on selle eelnevalt läbi lugenud, tihti me seda ei saa. Selle koolituse sissejuhatavuse osas sai märkida, et miks me BIM-ist ka räägime. Et probleem on selles, et ehitussektori tootlikkus on olnud viimase 20-25 aasta jooksul väga madal. Mis see madal tähendab? Tähendab seda, et kasv on olnud aasta lõikes kõige rohkem 1%. Samas, kui me võtame tootmissektorit, siis seal on see kasv olnud 3% ja rohkem. Ehk siis tootmissektor on suutnud täna rohkem ära kasutada neid tehnoloogilisi võimalusi automatiseerida. Ka ehituses me räägime automatiseerimisest, mis efektiivsust kasvatab, aga me oleme seda väga vähe veel suutnud rakendada ja mitte ainult automatiseerimine. Tegelikult on neid tehnoloogiaid, mis on olemas ja mida saab ehitussektor kasutada selleks, et efektiivsust tõsta või tootlikkust tõsta, neid on üksjagu. Seega ei tasu ka jätta nagu meelde, et BIM on see ainuvõimalik asi. Tegelikult BIM on üks, selline koondmõiste küll, mis kaandab ja mis koondab ja mis võimaldab erinevaid lisategevusi. Aga võib-olla täna me nimetame seda BIM-iks, homme võib-olla millekski muuks. Siin sellisel graafil või pildil on näha tegelikult seda, et kuidas BIM on seotud või BIM-i mõiste on seotud informatsiooni modelleerimise protsess, on seotud erinevate teiste mõistete tegevustega. No näiteks, kui me näeme, et siin on suuremad täpid ja suuremad või jämedamad jooned, siis see seos on nagu tugevam. Et 3D modelleerimisega, kui me loome 3D mudeleid, meil on võimalik lihtsamini teha näiteks erinevaid simulatsioone, analüüse, aga meil on võimalik hallata ka näiteks neid projekti kavandeid, dokumente, pluss siis veel siia tulevad juurde ka erinevad masinnägemised, masinõppe võimekused, mida kõike saab nagu mudelite juures rakendada. Aga liigume BIM-i põhiprintsiipide juurde, et mõni slaid ka sellest. BIM-i tähenduses me räägime sellest, et kõik projektis osalised justkui on kaasatud ühe ja sama projekti keskkonna või andmebaasi kaudu. Vastupidiselt sellele, kus siis me vaatasime võib-olla jooniste keskset lähenemist, kus sisuliselt infovahetus toimub kahe erineva osapoole vahel ja väga raske on selle käigus nagu kaasata 3., 4., 5. liiget, kellel tegelikult on ka oluline mingis mahus vähemasti seda infot näha ja osa saada nendest muudatustest, et seeläbi omakorda ise oma lähtemudelites või joonistes tegelikult siis need muudatused sisse viia. Muidugi see, et kõik on keskses andmebaasis, see võib tunduda nagu sellise ideaalse pildina, aga tänases mõistes, kus on projekti keskkonnad liikumas veebipõhiseks, kus me saame enda valdkonna mudeli üles laadida veebikeskkonda, kus teine osapool saab selle endale referentsina alla laadida, see on täna nagu võimaldatud, mistõttu informatsioon nagu liigub sujuvamalt. Teine oluline BIM-i lähtepunkt on see, et mida ma ka korra mainisin, et me alustame juba esimesest kõige varasemast projekti staadiumist mudelite loomist. Mis sest, et see mudel on alguses võib-olla üldisem. Me täiendame seda projekti staadiumite jooksul. Ja kõik vaated baseeruvad sellest mudelist, mudeli kui andmebaasi väljavõtted.
On see siis näiteks tabelina, on see plaanina, ristlõikena, profiilina, mis iganes. Aga kuna ta pärineb samast andmebaasist, siis piisab, kui me teeme muudatuse sellesse üldisesse andmebaasi ja kõik need väljavõtted kajastavad seda muudatust. Toome paralleeli, 2D joonised. 2D jooniste juures tihtipeale me teeme neid väljavõtteid omaette 2D infokilluna ja kui meil on kuskil vaja mingi muudatus teha, siis me peame kõiki neid väljavõtteid eraldiseisvalt kontrollima ja see on meeletu ajakulu. Mis viibki selleni, et kui me suudame nihutada sellise intelligentsema informatsiooni loomise protsessi võimalikult projekti algstaadiumisse, nii nagu kirjeldab see roheline küür siin, siis meil on võimalik mõjutada maksumust, projekti maksumust. Samas, kui aga me hakkame tegema neid otsuseid ja lükkame nende otsuste tegemise sellesse projekti staadiumisse, nagu siin on ka näha, ehitusjooniste loomisel, tööjooniste loomisel, siis tegelikult nende muudatuste mõju projekti maksumusele võib olla nagu katastroofiline või teiselt poolt, kui ta ei olegi katastroofiline, siis peame hakkama tegema tegelikult kompromisse, et me ei saa algset kavatsust ellu viia. Ja see on tegelikult vaateti isegi kõige hullem, sellepärast, et me eeldame, et see algne kavatsus oli parim võimalik lahend, arvestades ka näiteks selle eluaega ja kasutust. Ja kui me hakkame siis sealt jällegi midagi maha tõmbama, et siis kannatab see terviklik projektlahend. Aga kuna meie finantsid on piiratud, siis see on paratamatus. Sel hetkel on see ainuvõimalik tee. Nii et PIM-i tähenduses me räägime ka sellest, kus meil see informatsiooni liikumine erinevate projekti staadiumite vahel on sujuvam. No siin on visualiseeritud seda, et kui me liigume näiteks ühest projekti staadiumist teise, et siis seda informatsiooni tuleb hakata uuesti looma, sellepärast, et meil need erinevad platvormid, tarkvarad ei integreeru. Ja see on jälle ajakulu. See on ebaefektiivne. Et seda vältida, siis PIM-i tähenduses näiteks räägitakse PIM-i rakenduskavast, kus pannakse ka paika, kuidas me informatsiooni jagame, nii et kõigil oleks sellest ka kasu ja et see tooks nagu võimalikult vähe lisatööd. Kui ma tõin näite, et PIM-i juures meil ei ole ainult PIM ise fookuses, siis tegelikult PIM-ist rääkides me peame arvestama, et ainult tarkvarast, kui me ütleme PIM-i just kui võrdsustame. Slaidid kadusid eest ära. Väga huvitav. Mingil põhjusel on jagamine katkestatud. Okei. Aitäh. Nii, kus maal slaidid kadusid ära? Kas seda osa nägite? Ei. Seda? Jaa. Väga hea. Ehk siis lühidalt PIM-i tähenduses et see infovahetus, meie eesmärk on infovahetus erinevate projekti staadiumite vahel teha sujuvamaks, et me ei looks järgnevas projekti staadiumis seda informatsiooni uuesti, mis on nagu meeletu ajakulu. Ja kui siis edasi liikuda, siis tegelikult PIM-i juures siis on oluliselt ka teised aspektid. Et ma olen märkinud seda, et PIM ei ole pelgalt tarkvara. PIM-i mingis osas võime võrdsustada töövahenditega laiemalt, aga tegelikult selleks, et PIM-ist ka kõigil oleks kasu, me peame läbi mõtlema ka, kuidas me koos töötame, ehk siis erinevad lepinguvormid. Ja lepinguvormide tähenduses on näiteks kasutusel mõisted integreeritud projekti teostus või inglise keeles IPD või alliance lepingud. Need on tuntud ka Põhjamaades ennekõike, mis siis tähendab seda, et kui meie siin ennekõike räägime projekteerimise ehitushankest eraldiseisvalt,
siis integreeritud projektiteostus on see, kus hankekorraldus kuulutatakse välja nii, et projekteerimine ehitamist vaadatakse koos, konsortsiumina. Ja see võimaldab paremini välja timmida ka infovahetuse erinevate osapoolte vahel. Jah, me võime ju mõelda, et projekteerimisse kaasatakse ehitusspetsialist, aga paraku praktika on hiljem ikkagi teistsugune, et ikkagi on vajakajäämised ja tuleb üht-teist jälle optimeerida, kui me jõuame ehituse staadiumisse, hankesse. Seega, kui meil on need põhipartnerid osapooled kohe algselt täies mahus kaasatud, siis on võimalik ka sellest ühisest meepotist saada võimalikult suurt tulu, aga teiselt poolt me ka kõik vastutame. See usaldus ja vastutamine on tegelikult väga oluline aspekt. Et me näeme pidevalt uudistes, et tekivad probleemid, kes vastutab. Ja protsesside tähenduses ka, et me siis ei ole ainult infovahetus, aga kõik muud protsessid, tööprotsessid, tootmisprotsessid, et need oleksid timmitud, et lean construction, et eesti keeles siis mõista timmitud ehitus ja need, kus siis need 3 põhiringi kokku saavad, et sellest nagu siis tekib ka see kõige suurem, ütleme siis, kasu, ühisosa. Liigume nüüd BIM-i eeliste juurde. Kõigepealt üldisemalt ja siis natukese konkreetsemalt põhiasju välja tuues, kui me räägime BIM-i eelistest tellijale, projekteerijale, ehitajale. Et üldised eelised, kindlasti koostöö, parem arusaam, millest oli juttu, vähenevad riskid, vastuolud, sellepärast, et me vaatame ja kontrollime neid mudeleid, valdkonna mudeleid, et ei oleks vastuolusid ja seda siis enne, kui hakatakse ehitama. Ja siin on toodud protsendid, tihti tuuakse ikka mingisugused protsendid välja, et kui palju võiks mingi asja kasutusele võtmine tulu tuua. Need 5–15% väiksem projekti maksumus, terviklikust maksumusest, ehitusmaksumus kaasa arvatud, et see on toodud Põhjamaade infra valdkonna projektide näitel. Ma toon hiljem ka veidi täpsemaid näiteid, et mida selle all mõeldakse. Kui me vaatame BIM-i eeliseid tellija vaatevinklist, siis kindlasti tema jaoks on üks olulisemaid asju, et oleks võimalikult vähe muudatusi vaja ellu viia, kui ehitusse asi läheb. Eks me eeldame, et projekt on piisavalt hea ja esitab seda, mida on kavatsetud ja informatsiooni olemasoleva olukorra kohta on ka piisavalt kogutud, et ei tuleks üllatusi. Eks mida väiksem muudatuste arv, seda väiksem tegelikult ka lisakulu. Inglise keeles on mõiste CCO, Construction Change Order, et meie siis võime seda vaadata just nimelt tõlkena väiksem muudatuste arv. See on üks olulisemaid asju. Projekteerimises on ju tegelikult BIM-i olemusest aru saadud, aga muidugi, ja me näitame seda ka veidi hilisemal slaidil, et sõltub ka valdkonnast. Et kõik täna ei projekteeri 3Ds. Seega me ei saa ka koondmudeleid terviklikult kontrollida näiteks vastuolude tähenduses. Või siis näiteks teeb seda ehitaja eelnevalt ehitusprotsessi, ütleme siis kavandamisel, kus ta võtab selle informatsiooni ja pöörab selle 3D'sse, et ta teeb selle eeltöö, mis on tema jaoks siis lisakulu. Samas oleks see võinud olla ära tehtud juba ju projekteerimise staadiumis. Ja muidugi 3D modelleerimise tähenduses siis ka mudelitest väljavõtete tegemine on selgelt ajavõit. Kui me ühes kohas muudame ja erinevad väljavõtted sellest muutuvad siis automaatselt. Sinna on veel minna, see sõltub sellest, milliseid detailsusnõudeid näiteks tellija mudelitele paneb ja jällegi, kuidas jagatakse vastutust. See viib jälle meil selle eelneva slaidi juurde, et mis tuleb lahendada. Et oleks ühelt poolt usaldus, vastutus ja siis me hakkame ka võitma sellest teisest lähenemisviisist kõige rohkem. Ehitaja poole pealt vaadatuna üks olulisemaid küsimusi on tema jaoks ehitatavus.
ehk siis tema kasutab neid mudeleid ehituse ettevalmistamiseks. Ja siin tuleb mängu näiteks ka 4D simulatsioon, no siin ka kõrvaloleval pildil. Eks 4D simulatsioon näitab just seda, et ta saab mudelite baasil läbi mängida ehitusprotsessi, panna sinna juurde ajakava, et kui me oleme täna harjunud näiteks Microsoft Projectiga tegema projekti ajakava, siis tegelikult see projekti ajakava seotakse ära nüüd mudeli komponentidega. Ja see võimaldab meile optimeerida, kus miski asub, kas miski näiteks logistilises tähenduses on ehitamisele ees ja alus, kas me tegelikult ka saame ehitada selles piirkonnas enne, kui võib-olla mingi töö on seal lõpetatud. Ehk siis suuremate objektide juures läbi 4D simulatsioonide ja seda just infoprojektide juures, kus on pikad lineaarsed objektid, me saame selliselt töid paremini optimeerida, kus on meie poolt kasutatavad ressurssid, mis on nende ressurssid näiteks masinapargi võimekus, kui palju ta mingis punktis näiteks mahtude tähenduses tööd saab teha ja kui palju see tegevus sõltub näiteks eelnevast või järgnevast. Ehk siis selle jaoks on jällegi omaette planeerimise töövahendid, mis seda lineaarplaneerimist võimaldavad teha. Et Microsoft Project on lihtne Gantti diagramm. Enamjaolt me tunneme seda nii. Aga sealt on veel palju edasi minna. Ja toon siia ka siis vastuolude kontrolli näite, et siin on 2 videot, et kui ma neid slaide jagan, siis te leiate ka need lingid või otseviited. Et ma korra panen võib-olla käima siin selle vasakpoolse video, kus võib-olla siin mingis punktis te näete lihtsalt tehnosüsteemide tähenduses, et kui me lisame selle informatsiooni enda mudelisse ja kasutame ka värvikoode, et kui detailseks võiks ühel hetkel muutuda ja kui palju lisainformatsiooni võib see anda, nii näiteks uue projekteerimisel, kavandamisel, kui ka siis kontrollida näiteks vastuolusid. Ma olen toonud siia ka sellise mulli, et vastuolude tähenduses me teame seda, et mõnda vastuolu on tegelikult ehitusplatsil väga lihtne muuta. Et see ei ole väga suur kulu. Ja seetõttu neid vastuolusid saabki klassifitseerida, et kui me seda analüüsi läbi hakkame viima, siis on teatud komponentide või süsteemide vahel on need vastuolude ilmnemised palju kulukamad kui mingite teiste komponentide või süsteemide vahel. No võtame näiteks, kui on vastuolu mingi isevoolse näiteks torusüsteemi kanali sademeveetoruga. Kui ma peaksin selle ümber paigutama, siis hakkavad mängima kaldad. Ja see on oluliselt suurem lisakulu, et see jällegi ümber mängida, leida uus asukoht ja nii edasi paigutus. Samas kui võib-olla kaabliga ma saan lihtsamini näiteks ümber mängida. Ja siin paremal pool on toodud tegelikult siis protsess ühest jällegi tarkvarast, mida ka Eestis kasutatakse, aga neid vastuolude kontrolli läbiviimise tarkvarasid on palju erinevaid, kus siis, kui meil on erinevad valdkonna mudelid, siis nendes valdkonna mudelites me saame valida need ütleme siis komponendid, süsteemid ja alati ei ole selleks ainult teine tehnosüsteem. Selleks võib olla ka näiteks mingi kraavimaht näiteks, et kuskil toru paikneks korrektselt selle mahu sees või siis näiteks hoopis mingi olemasolev süsteem. Nii et vastuolu ja vastuolude kontrolle me saame läbi viia väga erinevat valdkonna ütlemise alaliikide tähenduses. Ja neid raporteid me saame siis koostada ja omakorda siis näiteks projekteerimisse või ümberprojekteerimisse tagasi saata. Räägitakse PIM-koordinaatori mõistest, et PIM-koordinaator, tema ülesanne ongi tihti see, et ta tegeleb nende erinevate analüüsidega, aga tema pädevus ei ole näiteks see, et ta hakkab muutma mingit tehnosüsteemi paigutust. Tal puudub selleks kvalifikatsioon ja õigus. Et siis ta peab leidma kellegi või suunab siis selle tagasi projekteerijale, kes siis selle muudatuse ellu viib, kes siis seda valdkonna mudelit uuendab ja siis ka selles platvormis, kus me vastuolusid kontrollime, me asendame lihtsalt ühe valdkonna mudeli ja üldjuhul siis, kui see on muudetud korrektselt, siis enam vastuolu endis asukohas ei ole. Siin on toodud näide
Põhjamaade projektidest, et kuidas saadakse sellised numbrid, et kuskil on näiteks 5 või 15% väiksem projekti kulu. Tegelikult see tulenebki sellest, kus me võrdleme näiteks sellist traditsioonilist 2D ja koordineerimata projektide lähenemisviit ja 3D mudelitel ja koordineeritud projektide lähenemisviit. Ehk siis, kui me näiteks tellime projekti, seal osalevad mitu erinevat osapoolt, saame 3D mudelid ja nüüd 3D mudelid vaatame koondvaatena ja hakkame nüüd leidma sealt neid vigasid, mis tuleb parandada, siis iga viga, mille me leiame, saame juurde kirjutada siis sisuliselt selle maksumuse, kui suur oleks olnud see kulu, kui see oleks leitud ehitusplatsil. Ja seda me ei oleks leidnud 2D jooniste võrdlemisel. Üldjuhul seda on suhteliselt võimatu teha nii. Ja kui me siis summeerime, siis me saamegi sellised võrdlusandmestiku, et siin on suuremad infraprojektid, on näha nagu selle maksumus ja kui palju näiteks siis on suudetud kokku hoida, kui on kasutatud BIM-i põhimõtteid. Nüüd muidugi tuleb aru saada ka sellest, et BIM ei ole mingisugune maagiline asi, et BIM ei aita kõike lahendada. Üllatus, üllatus. BIM sõltub väga palju sellest, või BIM-i põhimõtted ja BIM-i kasutamine, et kui palju informatsiooni me ise soovime kaasata. Kui me mingit informatsiooni ei kaasa, siis me ei ole ka teadlikud sellest. Väga lihtne. Ehk siis kui me ei kuluta piisavalt näiteks planeerimisele ja näiteks lähteandmete kogumisele, kus me saame näiteks teada mingid olemasolevad torustikud, nende paiknemised, ka siis, kui need paiknemised on näiteks teada mingisuguse muudu piires, et on see siis näiteks pool meetrit, meeter, ka see on informatsioon, mida me saame ikkagi mudelisse panna. Kui see informatsioon on ebatäpne, siis ta annab ikkagi meile selle kindluse, et võimalusel me väldime seda osa, kus siis võib tekkida nagu see probleem. Ja? Mitte ainult otsekontakti, aga just ka näiteks seal võib-olla on see siis poole meetri ulatuses. Aga kui me seda informatsiooni sisse üldse ei pane, siis me saame rääkida, et tegelikult nendest vastuolude kontrollist, või ütleme BIM-i ütleme siis kasust, circa 40% võib moodustada just nimelt see lisakulu, mis ei ole meil teada. See informatsioon, mis ei ole teada. Loomulikult alati ongi sellist informatsiooni, mis ei olegi teada. Aga see ei tähenda seda, et me ei püüaks seda teada saada, sest me väga tihti ja ka tellija poolt vaadatuna me kulutame liiga vähe raha just nimelt kavandamise planeerimise etapile. Olukorras, kus tegelikult see väike lisaraha või lisakulu võib hilisemas etapis tuua tagasi kordades selle sama summa. Nüüd teiselt poolt BIM-i juures siis 40% on see lisakulu jällegi, mis saab projekteerimisest tingitud vastuoludest lahendada. Väga suur osakaal. Ja oluline ei ole, või vähem olulisem ei ole ka see komponent 20%, et läbi BIM-i põhiste tööprotsesside kavandamiste analüüside me saame tellija tähenduses ikkagi leida selle variandi, mis on planeeritud, mis on optimaalne. Ehk siis, kui me jällegi ehitusetapis näiteks otsustame tellijana, et ei, see lahend ei ole see, et tegelikult ma sedasi ei mõelnud. Et see piirab, see on puudulik ja nii edasi. Et kui me siis hakkame jällegi ellu viima neid muudatusi, siis me peame jälle tagasi minema projekteerimise juurde ja see on, te näete siin väga suur lisakulu jällegi. Nii et parem planeerimine, erinevad analüüsid, nende variantide omavaheline võrdlus, esitlemine, see tagab selle, et me hakkame õige variandiga töötama siis, kui me hakkame lisama seda detailsust. Mis toob jällegi nende kaameli küürude juurde tagasi meid. Ja? Muidugi on BIM-i rakendamisel ka sellega seotud lisakulu, selge see. Aga kui me räägime projekteerimise ja ehitamise etapis, siis see lisakulu on ikkagi, me saame öelda, oluliselt väiksem kui see, mis meil lisakuluna võib tekkida näiteks ehituse käigus.
Nii et ja tegelikkuses need töövahendid, kui me vaatame PIM-i tähenduses töövahendeid, siis tihtipeale me täna kasutame neid töövahendeid, mis võimaldavad PIM-i põhimõtteid kasutada, aga me lihtsalt seda veel ei tee. Muidugi on PIM-iga seotud ka koolitusvajadus või näiteks mingite tööprotsesside muutmisel on ka koolitusvajadus. Kui tarkvaraline pool on täna vaadeldav tegelikult kui rendikulu ja seda on väga lihtne arvestada enda teenuse pakkumisse. Ka koolituskulu sisuliselt, jah. No, koolituskulu, töötaja ja nii edasi. Et siis sellest lähtuvalt see on justkui püsikulu, see on meie põhitöövahend, ilma selleta me tegelikult ju töötada ei saaks, teenust pakkuda ei saaks. Kui me räägime PIM-i rakendamise tasemetest ja kus me Eestis näiteks oleme, siis me saame öelda, et hoonete tähenduses me oleme tase 2, number 2 siin tähendab, et koostööle suunatud PIM-i rakendamine. Miks ma ütlen hoonete juures on just see, et üldjuhul hoonete projektide juures tehakse kõiki osamudeleid 3D-s ja me saame nagu terviklikult neid mudeleid või koondmudelid koordineerida ja vastuolusid leida. Ja see tase 2 tähendab ka seda, et iga partner osaline kasutab endale meelepärast töövahendit ja informatsiooni vahetatakse tegelikult siis läbi avatud formaatide, mille juurde me kohe ka jõuame. Juhul kui nüüd me aga räägime sellisest PIM-i rakendamise tasemest, kus üks osapool näiteks teeb 3D mudelit, teine osapool aga ei tee, siis me räägime PIM-i tasemest kui 1. Ja loomulikult siin tekivad ja võivad tekkida probleemid, sest osaliselt me justkui välistame mingi informatsiooni kontrolli, kas on kooskõlas teiste näiteks valdkonna mudelitega. Ja PIM-i rakendamise 3. tase, mis ei ole nagu selles mõttes omaette eesmärk, et me peaksime sinna jõudma. See on pigem võib-olla projektipõhine, tellijapõhine, sõltub just nimelt tellija poolt kasutusel olevatest süsteemidest. Näiteks võib siia tuua, kus siis tellija lähtuvalt enda infosüsteemidest otsustab, et ta teeb selle projekti hanke näiteks ühel konkreetsel platvormil. Ta võib isegi anda ligipääsu sellele platvormile, toodetele, aga ta teab, et kui kõik projektis osalejad kasutavad ühte ja sama platvormi, siis tema jaoks on see informatsioon, mida ta saab, võimalikult ühetaoline ja võimalikult hästi integreeruv olemasolevate süsteemidega. Põhjamaadest jällegi võime tuua näiteid, kus tellija on andnud kasutada siis mingisuguse näiteks projekteerimise platvormi. Mina siin nagu selles mõttes probleemi ei näe, et lähtuvalt tellija vajadustest ei saaks tänases maailmapildis, kus tarkvara ongi renditav, ette kirjutada seda, mismoodi me infot tahame, juhul kui see on põhjendatud. Nii et paljusid hankeid me täna ka näeme niiviisi. Et sõltub. Et veel kord me püüame tootlikkust ja infovahetust kasvatada. Et kui me näeme mingisugust takistust, et siis on võimalik seda optimeerida. Seega ühelt poolt ei eksisteeri ühte ja ainsamat tarkvara, mistõttu meil on vaja leida ühist keelt nende vahel, kuidas see integreeruks, kuidas infot vahetada, PIM-i rakenduskava näiteks üks märksõna. Ma toon siia infravaldkonnas, mis võimaldab ka tehnosüsteeme projekteerida, Eestis enam kasutatavad platvormid, Bentley, Autodesk, Trimble. Aga kui me räägime erinevate platvormide omavahelisest koostööst, siis me ei saa ümber minna sellest, et me räägime andmemudelite standarditest, avatud standarditest ja ma usun, et paljud on kuulnud näiteks failiformaati IFC, mis on küll algupäraselt olnud rohkem kasutusel hoonetega seotud informatsiooni jagamisel, refereerimisel. Aga täna räägitakse ka sellest formaadist üha rohkem ka infravaldkonna tähenduses. Nüüd on ka teine oluline avatud formaat, mis on LandXML näiteks masinjuhtimises ja maapinnaga seotud tasandustööd ja nii edasi, et seal on ikkagi maapinnamudeliga seotud üldjuhul LandXML, sest seda söövad masinad. IFC seal nagu ei töötaks.
Küll aga IFC töötab olukorras, kus võib-olla me tahame informatsiooni üle kanda näiteks enda infosüsteemi, varahaldussüsteemi, et kuna ta on avatud formaat ja seda saab luua läbi erinevate platvormide, erinevate tarkvaratootjate platvormide, siis meil on nagu need protsessid üles ehitatud selle avatud formaadi põhiselt ja saame selliselt informatsiooni võimalikult hästi enda jaoks kätte. Tuleb kindlasti ka aru saada, et IFC-l ja LandXML-il on kindel rakendus, nad ei sobi kõigeks. Näiteks ei sobi nad selleks, et sa hakkad pidevalt IFC kaudu informatsiooni ühest tarkvarast teise tõlkima, üle kandma. Pigem kasutatakse IFC-d selleks, et sa tahad erinevaid IFC mudeleid koos vaadata. Või näiteks enda osale võtta aluseks teise osapoole IFC mudel referentsina, et selle järgi paika panna see uus osa. Siin on loetletud ka mõned teised avatud standardid, et mitte ainult mudelitega seotud, aga näiteks on oluline ka see, et kui me tahame informatsiooni ülekandmist ühtlustada, siis on oluline ka klassifikaatori mõiste. Ka sellest veidi tuleb juttu. Ma toon näiteid näiteks infovahetusest, et mul on siin väga lihtne mudel, maapinna mudel, maapinna sees on torustik kaevudega, see on tehtud nüüd siis, või ütleme, see pilt on tehtud originaaltarkvaras, antud juhul Autodesk Civil 3D. Kui ma selle ekspordin nüüd näiteks IFC-sse, mida ma saan teha, ja vaatan seda näiteks mõnes vaaturtarkvaras, mis IFC-d suudab vaadata, siis visuaal on justkui üks ja sama. Ja, see geomeetriline osa. Teen suurema pildi veidi ja endiselt, et nii vasak või parem pool on tegelikult üks ja sama, lihtsalt see esitusviis on ja visuaalne esitusstiil, siin on läbipaistev, siin on läbipaistmatu, see on puhtalt see, et mis ma olen tarkvaras mingi linnukese kuskile pannud. Aga mis on olulisem, on see, et see tekstiline attribuuti info kipub ära kaduma, kui me tõlgime ühest formaadist teise. Ja see on mõnel juhul isegi olulisem, et asi ei ole ainult geomeetrias, vaid ka selles informatsioonis, mida me saame näiteks siis, kui me klikime sellel torul, kaevul, mis on selle kaevu tüüp, läbimõõt, mis on toru näiteks, survetugevusklass, ringkäikus, mis iganes informatsioon on meil oluline ühel hetkel. Et me peame jälgima, et ka see üle kandub. Jah, IFC-s on võimalik, nagu IFC kaudu on võimalik igasugust infot üle kanda piltlikult öeldes attribuut infona, aga tihtipeale ta võib siis taanduda ka nagu selliseks käsitsi kirjutamiseks sinna, mis võib olla selles mõttes võib tekkida kirjaviga näiteks ja siis võib-olla see info ei ole loetav. Selliste nüanssidega me peame arvestama, muidugi näiteks kui me räägime isevoolsetest torusüsteemidest, siis näiteks LandXML toetab ka informatsiooni tekstiliste ja attribuuti info ülekandmist, aga näiteks LandXML vaikimisi ei toeta veetorusid, gaasitorusid ja nii edasi. Soomes on kasutusel näiteks inframodel, mis on LandXML-i tuletatud formaat ja seal näiteks toetatakse kõiki tehnosüsteemi formaate. Ehk siis mõned Soome või Põhjamaade spetsiifilised tarkvarad, mis inframodel formaati ekspordivad, nendel on natukese nagu laiem tugi ka LandXML-i või inframodel tähenduses. Aga veel kord, selles formaatide virvarris tuleb ikkagi nagu enese jaoks läbi mõelda see protsess, et me ei hakkaks automaatselt nõudma, ma kuskilt lugesin IFC, anna mulle IFC. Et me peame läbi mängima selle protsessi, kuidas me infot vahetame, kuidas ma seda informatsiooni saan taas kasutada enda jaoks, kui ma olen tellija, kui ma olen ehitaja, projekteerija või siis erinevad projekteerijad. Mis puudutab näiteks Autodesk Civilit, siis ma olen teinud erinevad sisupaketid torustikele, kus muu hulgas on ka gaasitorustikud, mis siis on vastavalt standardile EN 155-2. Need on vabalt kättesaadavad. Kui Autodesk Civil 3D kasutaja, siis on natuke see lihtsam projekteerida endale tuttavate, ütleme siis torutüüpide, toruklassidega.
ja see informatsioon siis on automaatselt ka olemas, näiteks kui ma klikin sellel toru elemendil, on see siis toru materjal, on see siis standard, millel see baseerub, on see siis toru siseläbimõõt, mis omakorda seostub toru survetugevusklassiga või toru jäikusklassiga. Et ma ei pea hakkama seda infot uuesti trükkima. Veidi ka BIM-i rakendamise plaanist, et BIM-i rakendamise juures veel kord ei ole ainult see tarkvara, vaid väga palju ka sellega kaasnevad tööprotsessid, mis ettevõttes tervikuna tuleb läbi vaadata. Ka see, kuidas me koos töötame oma võib-olla põhiliste partneritega, kuidas on nende valmisolek, kuidas nemad eelistavad informatsiooni meilt saada, et me seda informatsiooni ei tooda ainult selliselt nii, nagu meile on seda hea teha või mugav teha, aga nii, et seda informatsioonist saaksid kasu ka meie partnerid. Ja rakendamise plaani juures tuleb teha tegelikult investeeringute tasuvusuuring, sest ma kuulen täna pidevalt seda, et see tarkvara on 2000 eurot näiteks ja see on liiga kallis. Aga mis jäetakse nagu selle kõrvale tegemata on see, et kui palju näiteks see lisainvesteering, see 2000 võib näiteks vähendada tööaega või näiteks väljaantavate projektide kvaliteeti, tootlikkust. Sellised asjad tuleb ettevõtte tasandil alati läbi arvutada. Kui me seda ei tee, siis on igasugune lisakulu ja jube raske on seda põhjendada. Nii et erinevad mõõdikud, et seda investeeringute tasuvusuuringut teha, siin on loetletud mõned üldisemad maksumus, kvaliteet ja nii edasi. Ka üks lihtne arvutus, mis keskendub võib-olla rohkem tarkvara kasutuselevõtuks, et kui me teeme investeeringu näiteks tarkvara ja riistvara tähenduses, mis seda tarkvara suudab ka jooksutada, et 2D tarkvarad on ju üldjuhul vähem nõudlikumad, kui 3D modelleerimise tarkvarad. Ja kui me mõtleme ka töö ja koolitusele, siis me peame arvestama, et koolitus peab olema toetatud ka ettevõtte tasandil, et näiteks ka kui see töötaja näiteks ise õpib, et see oleks toetatud ettevõtte poolt, selles mõttes, et ta saab näiteks loetada oma töötunde seeläbi, aga isegi siis, kui selle käigus ju tegelikult ta ei tooda lisaraha sel hetkel ettevõttele, sest ta ei tegele konkreetsete projektidega, ehk siis tootlikkus väheneb, siis seeläbi ühel hetkel, kui need tööprotsessid on muudetud efektiivsemaks, siis tekib see tootlikkuse kasv. Mis puudutab väliskeskkonda, siis Soome poolt on välja antud üsna head mudelprojekteerimise juhised. Mitte selliselt aru saada, et mudelprojekteerimise juhised on kõike haaravad. Loomulikult mudelprojekteerimise juhised on ainult üldjuhised selleks, et me erinevad projektipartnerid oleksid ühel lainel, saaksime aru, mida me mingi asjaga mõtleme, milline on modelleerimise täpsus ulatus. Need on vabalt kättesaadavad, eesti keelde ka tõlgitud, ÜIV 2015 on eesti keelde tõlgitud ka 2019. Praegu on Soome lehel saadaval ka 2021 versioon, aga ega nad üksteisest väga palju ei erine, et selles mõttes tutvumiseks võib vabalt vaadata ka 2015 versiooni ja ka viidata näiteks hangetes sellele. Et see aitab just nimelt modelleerimist ütleme siis ühele tasemele viia erinevate osapoolte vahel ja arusaamist. Siia tulevad juurde loomulikult erinevad standardid, seadusandlus, et veel kord need juhised on ainult üks osa kõigest. Mis mul on siia välja toodud, on lihtsalt üks väljavõte mudelite visualiseerimisest, et see ei ole ainult visualiseerimist need juhised, et kui me näiteks värvikoodiga märgime näiteks olemasolev, projekteeritav erineva värvitooniga, et näiteks olemasolev on helepunane, projekteeritav on tumepunane, et siis on ka lihtsam juba läbi visualiseerimise aru saada, mis kus meil on mudelites. Ja kui me siis juba loome neid 3D mudeleid, siis ja teeme seda ju koordinaatides, tegelikes koordinaatides, siis me saame liikuda ka sinna, kus me läheme objektile ja vaatame enda projekti kavandit selles mõttes selles keskkonnas. Et kui ma siin panen väikse pildi jooksma taustale jällegi, võtan siit mõne paraja koha, kus siis läbi nutiseadme
ma saan vaadata, et kus mingi tehnosüsteem mul paikneb. Ja tänane GPS täpsus on selles mõttes piisav, et näidata neid piisavalt täpselt, pluss veel on näiteks erinevatel tootjatel, näiteks Trimble, ka veel täpsustatud GPS-iga seadmed, et neid mudeleid siis vaadata ja saada infot, et näiteks kui mul on kuskil mingisugune kaev, vaatluskaev, ma saan vaadata selle kohta infot, ma saan justkui klikkida selle lisakihil ja näha, kas see on õige kaev, mille ma pean justkui avama. Ehk siis mudelite, kui see informatsioon on nagu ühte keskkonda kokku tõstetud, siis see hõlbustab hiljem kõikide, ütleme siis, osaliste tööd. Need videod te saate siis ka iseseisvalt vaadata. Ja siin üsna lõppu oleme juba jõudmas, et veidi läheme üle aja. Siin on toodud näide nüüd Suurbritannia veeettevõtete liidust, piltlikult öeldes PIM for Water, kes on ju kui üks tehnosüsteemide, ütleme, valdaja või haldaja. Ja tema on näiteks väga just hiljuti avalikult kättesaadavaks teinud, mis on küll muidugi loomulikult mõeldud ennekõike Suurbritanniale, UK-le, aga me saame lähtuda mis tahes tegelikult tehnosüsteemile sellest samast loogikast, ehk siis kuidas nemad oma tehnosüsteemide näitel kavatsevad PIM-i rakendada. Ja siin te näete, et on jagatud, parema pildi te leiate, kui te liigute PIM for Water veebilehele. Et siin te näete, et need arengusuunad on ära jagatud, et komiteedeks, jah? Et või ütleme näiteks ka tellija või omaniku juures on siis töögrupid, kes mille eest vastutab, mismoodi arendatakse mingit osa. Ja need ei ole niiviisi, et täna homme on valmis, vaid te näete, et see on 5 aastaku plaan siin erinevate osade juures. Ja kui me vaatame siis Eesti näidet, siis võib-olla osad on kuulnud, samm ikkagi lähemale sellele, et meil on ka mingisugune lähteandmebaas, et meil on võrgurajatiste andmebaas, mis peaks haarama kogu Eestit, kus koondatakse ja kus uuendatakse erinevate ettevõtete andmeid, mitte avaandmeid ei ole õige öelda, kõik andmed ei ole avaandmed, aga nende projekti raames siis on lubatud ligipääs. Või siis näiteks praegu käimas ka klassifitseerimissüsteem, mis on ehitistele, ehk siis ehitis, nii hooned kui ka rajatised, et me kasutaksime ühte ja sama keelt, tunnuskoode, ID-sid selleks, et informatsioon oleks lihtsamini hallatav ja ka näiteks, et hankeid saaks ühetaolisemalt võrrelda, sellepärast, et hankeid tuleb koostada ühte ja sama klassifikatsiooni järgides. Nüüd see ühetunnine lugu oli loomulikult väga põgus sissejuhatus ja esimene samm. Et kui te võib-olla ei olnud kuulnud siiani PIM-ist nii palju, siis ehk see andis hea ülevaate, aga tegelikult siit saab ainult edasi minna. Edasi minna, kus siis tegelikult kas või hakatigi läbi mõtlema, et mis informatsiooni mul on vaja mingis etapis, kuidas seda luua kõige paremini efektiivsemalt, või kui me räägime omaniku tellija vaatevinklist, et mis võiksid olla need nõuded, kui ma soovin hakata asju teistmoodi tellima. Sellega ma tänan ja ma panen põhislaidid hetkel kinni ja vaatan ja olen ootel küsimustele. Kas on küsimusi, tekkinud mõtteid või soovib keegi jooksvalt küsida? Ja, palun. Et seni, kui küsimusi ei olnud, siis suured tänud sellise tänuväärse tegevuse eest. Ja kuulda. Slaidid ma jagan, et saate siis soovi korral neid seal osaliselt ka klikkida, järgi vaadata, ka seal lingitud mahus. Kui praegu küsimusi ei ole, et siis loomulikult
võib nendega pöörduda ka edaspidi. Aga ma hetke veel ootaks. Kas on plaanis ka teha nagu jätkukoolitust? Ja siin tegelikult tasub mõelda, et mis selle eesmärk oleks. Et ma arvan, et loomulikult mina on valmis seda pakkuma tegema. Aga just see, et tuleb läbi mõelda, et mis see suund võiks olla, milles soovitakse näiteks siis ennast edasi arendada. Et nagu ma ütlesin, et ühelt poolt soovitakse kohe alguses liikuda tarkvara koolituste juurde, aga tegelikult jah, et me peame lahti mõtestama just selle tervikliku protsessi ka, et enne kui me hakkame tarkvaras võib-olla midagi looma või kirjeldama, võiks nagu läbi arutada, et millised on need nõuded, millele see peab see näiteks mudel vastama, et millist informatsiooni see mudel peab kaasama. Nii et ma arvan, et selles osas kindlasti on võimalik edaspidi mõtiskleda. Kellelgi oli siin käsi püsti või ei olnud? Ei, vist ei olnud. Tundus. Jaa, nii. Korra nagu oli. Aga kadus ära. Tundub, et ei ole rohkem küsimusi, et siis ma hea meelega vaatan, kas ma vist ei saa seda lindistust kinni panna, aga ma arvan, et kui ma selle esitluse lõpetan, siis automaatselt ka lindistus läheb kinni, nii et soovi korral saate seda siis järgi vaadata. Aga tänud veel kord ja